sõna võtta, et mida see liiklusmõte üldse tähendab. Ma arvan, et keegi ei soovi või keegi ei taha. Keegi teab, mis asi liiklusmõte on. Ei tea või? Pöörda? Okei. No ma arvan, et sa tead, aga võib-olla see sõna ei tule sulle meelde. Liitmisvõte. No te näete enda ees neid süsteeme, eks ole. Ma võtan selle kõige esimese siia tahtli peale. X pluss Y võrdub 6 ja X miinus Y võrdub 2. Jorma, kas sa oskad öelda, et missugune teema sul endal matemaatikas praegu koolis käsil on? Ma õpin inglise keeles. Ma ei tea. Sa ei tea, et mis on eestikeelne vastane? Oi jah, sul võib siis päris raske olla siin kohati. See asi on nii. Ega ma saan aru küll, mis see nagu on. Okei, väga kena. Väga kena. Kas... jah. Arvan, et X on 4 ja Y on 2. No vastused on sul teada. Aga jah, X on tõesti 4 ja Y on siin 2. Ehk siis liitmisvõte. Mina olen harjunud liitmisvõtet tähistama minu, et ma panen siia plussi ja siis joone. Ehk siis ma liidan need kaks võrrandit kokku. Sarnased liikmed liidan kokku. Kui on X-id saavad kokku liitus, mõlemad on sama nagu. Need on nagu samad liikmed, need on sama. X on X. Ehk siis mitu X-i siin nagu, mitu X-i siia tuleb? 2 X, sest siin on 2 tükki. Vaikimisi on nende ees 1. Siin on ka vaikimisi 1. Ehk siis siin all tuleb 2 X-i ja mis Y-kitega juhtub? Samad ka kokku. Teisel poole. No liidame ka kokku, on ju. Aga mis siin juhtub? No Y korra. Täpselt nii. Siia tuleb siis... 2 X-i võrdub 8. Nagu see tehe on siis Y miinus Y, on ju. Jah. Kui me liidame need kokku. 2 X-i võrdub 8 ja 8 jagab 2-ga. Oota, see on väga rutti. Ehk see Y taandub siin maha. See ongi liitmisvõtte point. Et midagi kaob ära. Et see on kogu selle asja eesmärk, et see võimaldab meil selle süsteemi ära lahendada. Ehk siis miinus 1 pluss 1 annab meile siia 0 Y-it. Tavaliselt seda 0 Y-it ei kirjutatagi siia, vaid ta lihtsalt kaobki ära. Sest 0 korda Y on 0, seega ta on nagu tühi koht. Ta ei eksisteeri enam meie jaoks. Ning mis siia paremale poole tuleb? Pluss 8. Täpselt nii, ehk siis 8. Nii, ja nüüd on meil väga lihtne võrrand. Siis jagada alati selle tundmatu eespoole praegu. Täpselt nii. Ehk siis kui me jagame siin 2-ga, see on siis X-i ees, siis X-i ette jääb 1, sest et 2 jagatud 2-ga on 1, on ju. Ja mis jääb, millega X võrdub siis? 4. Sest et 8 jagatud 2-ga on 4. See oli esimene väga lihtne näide liiklusvõtte kohta. Et see oli väga lihtne süsteem, mida oli väga lihtne kohe liiklusvõttega ära lahendada. Siit edasi läheb natukene keerulisemaks, kuigi ma näen, et see teine on ka, mida põhimõtteliselt väga lihtne. Siis X on 4. Aga kuidas me Y-i teada saame? Meil on vaja X-i ja Y-i väärtust. No sa vaatad, et kui X on 4 ja siis 4 miinus Y on miinus 4 miinus Y on 6, siis sa saad selle peast jagada ja lihtsalt teha. Täpselt nii. See on piisavalt lihtne nagu võrrand, mida saad peast ära teha. Kui me vaatame seda esimest või ka alumist, kui me vaatame ülemist, ehk siis asendame selle X-i sinna X-i asemele, ehk siis 4 asendame X-i asemele. Ehk siis 4 pluss Y võrdub 6. Nüüd on, Y on 2, seda on kohe näha. Et viime selle 4 teisele poole ja see võrdub siin 2-ga. X on 4 ja Y on 2. Ehk siis alati selle esimese muutuja leidmiseks on tavaliselt rohkem tööd. Et kui on esimene on käes, siis me lihtsalt asendame selle esimese X-i siis kuskile siia, kas siis ülemisse või alumisse võrrandisse. Sellised on samad
vastus, et on küll jah. Teemegi kohe järgmise. Nii, kirjutame, mis see järgmine on. Üleme. 2x-i miinus y võrdub 6. Ja alumine. Miinus x miinus y võrdub 6. Täpselt sama nagu järgmis. Kindel on. Miinus. Teine Jaa, on. miinus 6. Kolmas on sul teist öelda. Ei, Jah. jah. No, Ei, teist me just tegime. Nüüd me teeme kolmandat. ei, me tegime esimest. Ei teinud. Tegime Me küll. tegime teist. Me tegime esimest. Me tegime esimest. Mida? Me tegime esimest. Kirge, on sul kõik hästi? Ei, me tegime teist. Ei teinud. Need on lihtsalt hästi sarnased. Ma tahtsingi panna meelega siia hästi sarnased. Aga me tegime teist. Teinud, see on teine nüüd. Nii, aga mis siis siin liikmisvõtte puhul ära taandub? Y-id miinus 2y. Mis ära taandub, ma küsisin? X-i. X-id taanduvad ära, sest et siin on X negatiivne ja siin on positiivne. Seega X-id kaovad ära ja liidame Y-id kokku, saame miinus 2y. Küsige kohe, kui on segane. Aga ja siia jääb siis alles jälle pluss on ehk siis miinus 4. Ja jälle Y-i teada saamiseks Kahega. jagame mitte 2, vaid miinus 2. Sama asi peaaegu. No üldse täielikult vastand, aga nagu üldse ei ole sama asi. Nojah, 2 number on sama, aga see märk muudab ta vastandiks. Aga Y on 2, kuidas me X-i taha saame? No me asendame need y-id seal. Ehk siis x miinus 2 võrdub 2, ehk Täpselt siis nii. x on 4. Täpselt nii, ehk siis selle 2 me saame tuua näiteks siia selle Y asemele, aga me võime ka selle Y asemele panna. Paneme sinna üles, siis näiteks X miinus 2 võrdub 2. 2. Ehk siis x võrdub 4. Ehk siis X võrdub 4, sest et 2 pluss 2 on 4. Täpselt nii. Jälle väga hea näide ja väga lihtne näide, et kuidas liiklusvõttega saaks teha. Ehk siis need 2 ülesannet praegu on liiklusvõtte jaoks olnud nagu ideaalsed. Nagu kohe me saame ära liita ja kohe taandub midagi maha. Väga lihtne. Kolmandaga on natukene vaja asju teha. Nüüd on siis kolmas kõik. Miinus Y võrdub 6. Miinus X miinus Y võrdub miinus 6. Nii. seal tuleb x miinus 2y. Kui kokku liitame või? Ai, miinus y miinus 9 miinus 2y. Aga tuletan teile meelde, eesmärk ei ole mitte lihtsalt nad kokku liita, vaid eesmärk on nad kokku liita alles siis, kui midagi taandub maha. Ja ma tean. Praegu ei taandu midagi maha. Jah. Mida siis teha? Arvutan. No, me peame saama midagi sellisele kujule, et me oleks vastandväärtusega. Y ja miinus y on 6 ja miinus x miinus y on miinus 6. Sa üritad vist välja mõelda, mis vastused on. No see on hea harjutus. Aga kuidas on see klassikaline lahendamissüsteem? See klassikaline lahendamisviis on nagu laisk tegelikult, sest sa ei pea mõtlema, sa pead selle meetodi lihtsalt ära õppima. Ehk siis, no mida mina isiklikult siin näen? Siin on 2 varianti, on ju. Me kas muudame need X-id, teeme selle vastandiks või siis Y-id Aga teeme või siis selle me võime vastandiks. läbi jagada. Millega? Mingi tehte võime läbi jagada. Et nojah, siin ei saa vist. Saab. Sa saad võrranditega kõike teha, sa võid jagada, korrutada, liita, lahutada, kõike. No siis jagame midagi ära. Õige mõte. Millega on see küsimus? Et siin puhul jah.
mida tunduks teile lihtsam teile selle vastandiks muuta, kas X või Y käib? Kumb oleks lihtsam äkki? Tavaliselt seda on lihtsam muuta, mille ees on sama number. Ehk siis Y-l on mõlemal 1 on ees. Kui me korrutaksime näiteks ülemist, aga me võiks ka alumist korrutada, korrutame näiteks ülemist või jagame -1-ga läbi. Ehk siis muudame kõiki märke siin võrrandus, siia tekib siis -2x pluss y võrdub -6-ga ja alumise jätame samaks, sest et siis on ju y vastandmärgiga. Nii, nüüd on ju väga kena. Ja nüüd, kui me kokku liidame, siis y-d kaovad ära, sest üks on pluss, teine on miinus. X jääb alles -3x ja siia jääb siis -12. jah, saame öelda, et x on 4. ja y saame jälle asendada, on ju. Kas see asendamine jäi kellelegi segaseks, teen veel korra läbi või on okei? ja see -1, kust kohast see tuli? see või? Et kust see tuli või? Ta tuli õhust. Ta tuli õhust ja armastusest. Pigem parem küsimus oleks, et miks ta tuli? Läks muuta 6 Mida? Läks see 6 muuta -8. Ei, mitte 6 pärast. Taandamise eesmärgil, mis maha taandus? Y-id taandasid maha, seega kogu nagu eesmärk oli saada see pluss või see miinus siin plussiks. Kogu eesmärk oli siin, vot see on see oluline koht. See miinus on selle plussiga, see oli see point. Nii, aga kas kellegi see asendus, et kuidas teine muutuja, siis praegusel juhul Y, kas kellegi jäi see segaseks, et kuidas seda leida, ja kõigil oli okei? Davai, sul ka, okei. Kinda ei ole piisav. Kuidas me Y-i saame? miinus Y, noh, lahutame Y-id ära. Edasi? Lahutame Y-id ära. 2 korda 4 on 8, 8 miinus Y on 6, ehk siis Y on 2. Ehk siis mida Kirke seletas? Kirke asendas selle 4 siin siia X-i asemele. Ehk siis siit tekkis 2 korda 4 miinus Y võrdub 6. Ning siis ta korrutas selle 2 ja 4 ära, sai 8. 5 selle Y paremale poole, sai siia Y ja selle 6 tõi vasakule poole, sai -6. Ehk siis 2 võrdub Y. Nii. Ehk siis Y võib olla ka siinpool, et ta ei pea alati vasakule poole. Aga kogu point on see asendamine. See on see trikk. Aga võtame edasi, siit edasi läheb huvitavamaks. Aga ma ikka ei saanud, kus see lehik oli? X oli. Liitmisõttest. Ehk no teeme edasi. See mõte tuleb edasi. Et võtame siin järgmise ülesande. See võte tuleb siin, küll sa taitad kohe. Nii, aga kuidas see järgmine tuleb, nüüd on siis 4. Soovitan ka teile endale vihikusse lahendada. No. Y pluss 3x võrdub 3. Ja mine. Miinus x miinus y võrdub -1. Nii, okei. Miks see nii sigav-sigav Ma meeldib. Nii, mida me siin räägime? Kas meile meeldib see süsteem või ei meeldi? Ei. Mulle küll meeldib, sest et ta lahendab kohe ära. Y miinus y ja miinus x pluss 3x
miks on siin kohe hea liitmisvõtet teha? sellepärast, et mõnus on arvatud. Eesmärk on alati, et midagi taanduks maha, et mingi muutuja kaoks ära. Y miinus Y on 0. Täpselt nii, siin puhul diagonaalis. täpselt, ma panin selle ülesande sellepärast, et siin nüüd nad on diagonaalis, et nad ei pea olema alati teineteise kohal. Et ta võib olla, üks võib olla siin, teine võib olla siin. Et nad ei pea olema teineteise kohal, ehk siis siin puhul on miinus Y ja siin on pluss Y, ehk siis nad annavad kokku meie 0. see Y kaob ära ja kui palju X jääb alles? 2X-i. 2X-i sellepärast, et miinus 1 pluss 3 on 2. 2X jääb alles ja miinus 1 pluss 3 on 2. nii, nüüd X-i me saame, kui me jagame võrrandi kahega läbi. Bam, 1. nüüd on midagi teine. nii, kuidas sul Kevin siin oli? jõudsid jälgida? 2x võrdub 2 jagada 2-ga, aga see 2 on ehk see 2x-i seal. Kus see ette tuli? Kust tuli see või kust tuli see? 2x-i kõrvale. See. jah, vot see. et kust see 2 tuli? jah. see 2 tuli sellest, et miinus 1 pluss 3 on vaba liikmed. et me liidame kõik sarnased liikmed kokku. Need on praegu need vaba liikmed, mida saab kokku liita. X on siis 6 või? siin või? jah. ei, 1. ei, Y tähendab. kus sa 6 teed? ma ei tea, valiks see on. valin. miinus 1 miinus Y võrdub miinus 1. ehk siis Y on 0. me saame jälle asendada, onju. kuna me teame nüüd, et X on 1, siis me saame võtta selle X-i ja panna näiteks selle X-i asemele siin. me võime ka selle ülemise X-i asemele panna, aga siin on lihtsam. see on lihtsalt lihtsam võrrand. ning nüüd siia tuleb siis miinus 1 miinus Y võrdub miinus 1-ga. ehk siis ja Y siit me on 0. saame Y-i välja arvutada. ehk siis miinus Y võrdub siis 0 miinus 1 pluss 1 on 0, ehk siis miinus Y nulliga. ja noh, nüüd kui me jagame veel miinus 1-ga läbi, et saada siis Y väärtust, on ikkagi 0. Y on 0. nii, ma saan aru, et teil ei ole segane see asi. on selge? on, okei. see on nii tore teema, see on lõbus. ma olen nõus. üldse matemaatika on lõbus minu meelest. palju toredam kui mingisugused emotsionaalsed teemad. kirjutamine on lõbus. okei, kirjutamine on ka lõbus. okei, jah, emotsionaalsed teemad on ka lõbusad, aga kui tahate midagi kindlat, siis Mata istab oi. ja ka teeme. igal juhul võtame järgmise, siin läheb veel aina huvitavamaks asi. 2Y-t. miinus 9X võrdub 1. ja miinus 1 miinus Y võrdub 1. nii. What's going on here? kas siin on kohe hea liitmismõtet kasutada? mida teised on? on või ei ole? pigem mitte, sest et midagi ei taandu kohe maha. meil ei ole sellist vastandlikku muutujat. seega me peame midagi tegema, et midagi ei muutuks vastandiks. äkki 9 siis miinus 1. ei saanud aru. 9 ja miinus 1. 9 korda miinus 1. 9 korda miinus 1. aga kuna seal on miinus 9X üleval, siis äkki me jagaks, siis me korrutaks selle alumise 9-ga. see on variant. kas siis 9-ga korrutame alumist või? miinus 9.
-9-ga, sest siis tekib siia pluss on ju. see on üks variant. teine variant on korrutada seda võrrandit 2-ga, siis tekib siia -2 y. aga teeme 9-ga. ei, teeme 2-ga. okei, teeme 2-ga. kas kõik saavad aru, et miks siin selle alumise võrrandi korrutamine 2-ga on hea mõte? saad aru? kogu tähelepanu on meil praegu selle Y-i ja selle Y-i peal siin. Nende pärast on see 2-ga korrutamine siin hea. sellepärast, et ülemise me jätame samaks. Ülesse jääb siia 2 Y-i. alumisel me korrutame -2-ga läbi, siia jääb siis -2 Y-i. ja nüüd, kui me liikumisvõtet tulevikus teeme, siis Y-id taanduvad maha. sa näed nii, et ei ole mitte midagi. väga kahju. no siis see tuleb ajaga. aga 2-ga läbi korrutamine siin on see võte, mida teha. siis ülemine jääb samaks, ülemist ei muuda. alumise korrutame kõik liikmed 2-ga läbi, ehk siis jääb -2x ja -2 y. -2 y ja 2 siis, et see on siis 1 korda 2. nii, ja nüüd on hea liikumisvõtet teha. sellepärast, et 2 Y-id kaovad ära. täpselt nii. kui me liidame 2 Y-id ja -2 Y-id kokku, siis nad annavad meile kokku 0 ja alles jääb siia ainult -11 11 x. seetõttu 11. jagame -11 läbi, saame, et x on siis -1. -1 järgmine x on saadud. see on nii mõnus. see on loogiline. on ju, on. mitte nagu kõik teised asjad maailmas. kui ma saladust katte all võin öelda, et kõik on tegelikult loogiline. aga kuidas me nüüd Y-i saame? see on selge veel teile. kõik ei ole. jah, see on loogiline. võtame lihtsalt selle x-i ja asendame ka siis näiteks siia või siia, kui me sama Y-i saama mõlemal puhul. viimane on ikka nagu alumine on lihtsam. jah, täpselt nii, kui me alla paneme selle, see tekib siis -1 on ju, topelt miinus, sest seal on juba 1 miinus on ees. siit tuleb teine ka. siis -Y võrdub 1-ga, siis -Y võrdub 1 miinus 1 ja Y tuleb jälle 0 vist. ja tore. jah, Y tuleb jälle lõpuks 0. me teeme selle viimase ka. ja siis äkki sul kõike on nagu mingisugune keerulisem ka pakkuda või? jah, võib-olla. peame vaatama. nii. see viimane kõlab niimoodi, et 7 Y-id pluss 5 X-i võrdub 37, 9 X-i pluss 28, 40 võrdub 236. nii. siin peab. kasutame jälle liitmisvõtet. harjutame sees muidugi. mis on asendusvõte? see on ka üks võte, millega saab sedasama süsteemi ära lahendada. aga seda me teeme, sest et mõnikord on asendusvõte palju mugavam kui liitmisvõte. lihtsalt, et oleks nagu erinevaid radu. et kui sul on näiteks 2 poodi, kui sa tahad minna, aga sul on ainult 1 tee, siis selle ühest teest ei piisa. on vaja 2 erinevat teed, et jõuda kiiremini mõlemasse poodi. aga mis on mõlemad poed on samas majas? siis sul ei ole ju 2 teed vaja. mulle meeldib, kuidas sa mõtled. jah, saab alati rünnata mu loogikat. aga mis siin toimub, kuidas siin liitmisvõttega teha? jagada 7 ja 28. jagada 7 ja 28. et sa tahad jagada seda liiget ja seda. ta mõtleb nagu, et Aga seda 28 Y sa jagad selle alumise tehte 4-ga. ja siis
tuleb 28 jagatud 4 on 7. mõtled nii või? ei, ta ei mõelnud nii. sa tahtsid seda jagada 7-ga ja seda ka 7-ga või? ei, ei, see 28 jagada 7. aga siis seda jagada 7-ga. jah. aga siis Okei. oleks 4. aga seda, kui me tahame seda jagada 7-ga, siis me peame seda ja seda jagama ka. ühesõnaga, me ei saa võtta ainult ühte liiget ja jagada teda 7-ga. siis läheb tasakaal paigast ära, see on ikkagi võrrand, onju. siin on võrdusmärk, me ei tohi tasakaalu rikkuda. kui me jagame teda 7-ga, me peame teda ja teda ka jagama. see ongi see aga jagame 4. raske koht. no kas 9 jagub ilusti 4-ga? ei jagu, aga me tegime komadega ka. no komadega saab ka täpselt nii, aga komadega on natukene nõme. siin on üks, mõtleme eksami. selle ülemise 4-ga. väga hea mõte. miks 4? sellepärast, et 7 y-kit korda 4 on 28 y. täpselt nii, et me täna avame, kui seda korrutada 4-ga, siis me saame siia 28 y. täpsemalt me siis tahame korrutada miinus 4-ga. siia tekib siis miinus 28, sest siin on pluss 28. ehk siis see 4-ga korrutamine ongi siin kõige kiirem mõte. üks variant oleks veel nagu x-idest lähtuda. me pidime miinus 4-ga aa, sul on miinus. jah, aitäh. teine variant olekski x-idest lähtuda, et korrutada ülemine võrrand 9-ga ja alumine 5-ga, siis tekiks noh, miinus 5-ga. kuidas? see oleks nõme. see oleks nõme jah, sest nii palju korrutamist oleks. et juba praegu on korrutamist päris palju. nii, igal juhul siia tekiks siis miinus 28 y pluss, mitte pluss, vaid miinus. miinus 20 x. ja võrdub siis miinus 148. ja ei, 100 ja 148. alumise jätame samaks. 236. nii, ja nüüd, kas me oleme sellises kohas, kus me saame teha liitmisvõtet mugavasti? jaa. jaa, tänu nendele y-itele. Y-i kordajatele tähendab. Y-id kaovad maha, sest et nad on vastava väärtusega. X-id jäävad alles, siia jääb siis miinus 11 x-i. ja kui palju siis siia jääb, see on mingi 88. 88 jääb siia alles ja jagame miinus 11-ga läbi. saame, et x on 8. ja see klapib ka selle täpsemalt siis miinus